Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial teal, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Minagi olin Arkaadia teel, kuigi ma sündisin saunas. Mõnikord mõtlen, ma läheksin veel muretu nooruk Arkaadia teel Marsseli kepike paunas. Aga ma tean, et kaotasin käest tee juba enne ma kui ammu ja et ma üksinda eneseväest leiaksin tee, mille kaotasin käest. Selleks ei ole mul rammu. Kuhu ka lähen, seal vesi on ees. Vesi ja kõledad kaljud. Lahkunud viimne kui lootsiku mees. Lahkunud lauldes, ei vesi on ees, nii nagu laulavad paljud. Nõnda ma istun ja tõesti ei tea manduda ennast või saatust. Ärge vaid öelge, et nõnda on hea, nõnda on elu, sest teie ei tea, ei tunne mu isamaatust. Nii kirjutas Karl Ristikivi, olles paguluses Rootsis elades. Ta ütles, et isamaad kaotada on lihtne, olgu siis põhjuseks helge unistus ilusast elust või sõda, mille eest ka tema põgenes. Aga isamaast ilmajäämisega leppida on võimatu. Hoidkem oma kodu, hoidkem südames oma isamaad, Eestimaad. Kuid ärgem unustagem ka sõpru. Elagu Eesti, slava Ukraini. Tere õhtust, kallid kaasmaalased. Tere õhtust, sõbrad. Mul on au ja rõõm olla täna siin teie ees ja juhatada sisse Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsert Aktus. Aktuse avasõnadeks palun lavale vallavanem Valdo Helmelaidi. Tere, hea vallarahvas ja head vabariigi aastapäeva. Ja tere tulemast Eesti 105. sünnipäevale. Inimese jaoks on 105 aastat väga auväärne iga. Kui mõtleme riikidele, kes teavad oma ajalugu, oma valitsejaid lugeda 1000–2000 aastat tagasi, siis nende kõrval on meie riik kindlasti väga noor. Ja kui veel mõelda sellele, et nendest 105 aastast tegelikult oleme oma saatuse üle saanud otsustada enam-vähem 53 aastat, siis jääb see kogemuste pagas veel õhemaks. Kas meie riigi noorus on meile pigem eeliseks või teeb see meie elu keerulisemaks? Retooriline küsimus. Ühelt poolt ilmselt keerulisemaks.
Sest meil lihtsalt ei ole seda kogemuste pagasit, seda tunnetust, seda sügavust, mis on väga vanadel riikidel, vanematel tsivilisatsioonidel. Meil ei ole olnud väga palju võimalust näha seda järjepidavust, kuidas otsus, mida me teeme täna, mõjutab meie elu, majandust, kas või seda, kuidas meie riik välja näeb, kuidas meie maastik välja näeb 30, 50 või 100 aastat hiljem. Ja võib-olla sellepärast me mõnikord kipumegi tegema asju, mis on kindlasti väga hoogsad, väga kaasaegsed, väga lahedad, kindlasti nii mõneski aspektis paremad lahendused kui varasemad. Aga võib-olla me jätame vahele selle sammu, me ei taha ennast liiga palju vaevata mõtlemisega selle peale, analüüsiga, et miks need mõned kogenemad riigid ei tee neid nii järske pöördeid. Mõnikord me tahame olla see sõdur rivist, kes alustab marssimist vasaku jalaga, kui teised kõik alustavad parema jalaga. Ja ometi me oleme veendunud, et meie marsime kõik õieti ja ülejäänud valesti. Aga kindlasti on sellel riigi noorusel, värskusel ka palju positiivset. Me saame kiiresti kurssi muuta, me oleme näidanud, et me absorbeerime kõik uue ja kasuliku kiiresti. Oleme lihtsalt nõtkemad, paindlikumad. Me suudame loobuda lahendustest, mis on oma aja ära elanud. Ja meil ei ole seda taaka, et paljusid asju tehakse niimoodi, sellepärast, et alati on nii tehtud. Aga miks nii tehakse, keegi enam ei mäleta ja küsida ka nagu ei julge, sest niimoodi võib äkki rumal välja näha. Aga see noorus annab meile kindlasti ka väga hea võimaluse vaadata selja taha, vaadata kõrvale ja jätta tegemata need vead, mida teised on enne meid juba lahkelt ära teinud. Kui mõelda, et milline siis on see Isamaa pale aastal 2123, siis see ripub väga palju ära just nendest praegustest otsustest, praeguste tegusate ja hääleõiguslike inimeste käitumisest ja otsustest. Kui palju meid on, kas see keel, mida me räägime, oleks meile 100 aasta tagustele inimestele veel äratuntav? Milline näebki välja see Eesti maa, mets, meri, rannik? Muidugi Eesti on rikas osavate sõnaseadjate poolest ja Hando Runnel on meile siiski lootust andnud, öeldes siis otsekoheselt, kuid ikkagi optimistlikult, et ilus on ikkagi Isamaa pale, kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Ja kui me mõtleme siis Eesti muinasajaloo peale ja ka selle aja peale, kui me ennast üldse eestlasteena hakkasime teadvustama, siis suurim erinevus ilmselt ongi see, et kui me praegu veel saame vaadata süüdistava pilguga võõrvõimude poole, miks meil mõni asi ei ole nii, nagu oleks hea ja õige, siis aastal 2123 teatakse väga kindlalt, kes tegid need otsused ja kelle aadressil näpuga näidata. Et mõelgem selle peale ja loodame siis nii looja kui tarkade inimeste peale neid valikuid tehes. Ja kindlasti see ei ole lihtne olla see tagasihoidlik, ent samal ajal edasipüüdlik, tubli õpilane, edumeelne, ent siiski püsiväärtusi ja loodusseadusi mitte eitav. Uut omaks võttev, aga vajadusel ka sammu tagasi teha julgev. See kõik on keeruline, aga oma riik ongi keeruline ja kallis pidada.
Sünnipäevalapsele ka mõned sõnad. Sünnipäevalapsele soovitakse tervist. Riigi tervist, ma arvan, iseloomustab kõige paremini tema majanduse olukord. Kindlasti ei tahaks, et see majandus oleks palavikus, üle kuumenenud, üle tarbiv, üle jõu elav. Aga samal ajal ei taha ka näha letargilist, jahtunud, ennast jõuetuks paastunud, musklid, kasvupotentsiaali ja igasuguse tugevusvaru kaotanud, kes võib olla küll statistiliselt klassi parim, aga ta on niru väljanägemisega ja mitte eriti ligitõmbav. Sünnipäevalapsele soovitakse ka õnne. Õnne olla õigel ajal õiges kohas ja õnne omada sõpru, kes on raskel hetkel sinu selja taga, kes on tugevad ja ausaadusväärsed. Ja loomulikult pikka iga. Eestlastel teist riiki ei ole, see kant siin peab seisma igavesti. Sünnipäevalapsele tuuakse kinki. Mina arvan, et kingiks meie riigil ongi kõik meie inimesed. Täna siin need inimesed, keda me tunnustame Tapa valla heaks ja Tapa valla inimeste heaks tehtud töö eest. Vaatan jälle meie suurte sõnaseppade poole. Laulsime äsja maailma kõige ilusamat hümni. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Me kõik oleme seda laulnud sadu, võib-olla ka 1000 kordi. Aga siin on tegelikult koht, kus üle põlvkondade, üle aastakümnete, isegi aastasadade ulatavad siis kaks sõnaseadet teineteisele käe. Ma olen et ridu laulnud, tegelikult mitte väga sügavalt mõeldes, et mis see õnn ja rõõm siis nagu on. Ja täna kuulates ühte tegelikult mitukümmend aastat vana laulu juba, mille sõnad on pärit Leelo Tunglalt, ma arvan, et ma leidsin selle võtme. Ja need sõnad lähevad niimoodi, kindlasti tulevad paljudele tuttavad ette. Ma armastan sind Eestimaa, nii püha on su pind. Ja rosaks sinu mullast Eestimaa, näen kõikjal endas sind. Ma armastan sind kodumaa, kui veepisk õusõõm, ent tunnen sinu osana, see on äratundmisrõõm. Aitäh kuulamast, elagu Eesti! Kodulaul esitavad Kerstin Nurmsalu, Eliise-Maria Soll, Karmen Nõmmik ja Britta Rannamets, juhendaja Kadri Kask. Kui sind on tabanud mure,
Ja nüüd palume lavale taas vallavanema tunnustuste jagamiseks. Esimesena tunnustame Katrin Aarna. Tapa vallavalitsus tänab teid tervisliku ja maitsva olitoidu eest. Sirje Sell. Tapa vallavalitsus tänab teid teatrikultuuri edendamise eest Tapa gümnaasiumis ja linnas. Kaia Uue. Tapa vallavalitsus tänab teid sooja südame ja hoolivusega tehtud töö eest erivajadustega inimestega. Piret Pihel. Tapa vallavalitsus tänab teid Tapa valla sündmuste jäädvustamise eest. Tapa buss vist ei tulnud. Tea Välk. Tapa vallavalitsus tänab teid südamega tehtud töö eest. Ilmar Kald. Tapa vallavalitsus tänab teid Tapa valla kultuurielu elavdamise ja noorte muusikute toetamise eest. Marika Tali. Tapa vallavalitsus tänab teid Tapa valla kultuurielu toetamise eest. Stanislav Krebenjuk. Tapa vallavalitsus tänab teid Tapa valla ja kogukonna sündmuste professionaalse jäädvustamise eest. Eve Kruuk. Tapa vallavalitsus tänab teid pikaajalise ja loomingulise töö eest kultuurikojas.
Ella Vikk, Tapa vallavalitsus tänab teid südamega tehtud töö eest Eesti rahvuskivi tähtsustamisel. Heli Priilin, Tapa vallavalitsus tänab teid koorilaulu hoidmise ja armastamise eest. Veljo Kübarsepp, Tapa vallavalitsus tänab teid koorilaulu hoidmise ja armastamise eest. Markus Nõlvak, Tapa vallavalitsus tänab teid koorilaulu hoidmise ja armastamise eest. Lähme järgmise tunnustuskategooria juurde, aasta tegu. Ta on suurepärane ema oma 2 lapsele, aga Ukraina sõja puhkedes sai temast asendamatu tugiisik Tapa vallas paiknevatele sõjapõgenikele. Ta alustas juba 2022. aasta märtsis peamiselt Jänedal elavate sõjapõgenikele riiete saatmisega, kas pakiautomaatide kaudu või viis ise kohale. Peagi tekkis tema koju Ukraina abistamise ladu. Seejärel otsustas ta põgenike abistamisel keskenduda Tapa piirkonnale, sest Ukraina peresid on linnas palju. Samal ajal jätkas ta koostööd Jäneda külalistemaja, aga ka Toila spa ja Parto puhkemajaga. Nendesse kohtadesse on ta viinud riideid suurte kottidega ning toimetanud kohale ka teisi annetatud asju. Ta tegutseb abi osutamisel aktiivselt sotsiaalmeedias Tapal elavate ukrainlaste kommuuniga, vaatamata sellele, et peab vahel taluma ka kohalike inimeste õelaid kommentaare ja vihast suhtumist. Praegugi kogub ta taas meditsiinivahendeid, priimuseid, termoseid, konserve ja palju muud vajalikku, sest veebruari lõpupoole läheb Ukraina poole teele päris mitu autot. Ta on seisukohal, et me ei tohi väsida. Sõda peab lõppema ja iga teele pandud abisaadetis aitab lõpu natukenegi lähemale tuua. Tapa valla aasta tegu 2022 laureaat ettevõtlus- ja vabatahtliku töö valdkonnas Marlen Vihman. Spordiklubi Tapa NR Energy käsipallimeeskond on sel hooajal saavutanud märkimisväärseid tulemusi. Meistriliiga meeskond jõudis Eesti karikavõistluste finaali, alistades eelnevalt valitseva karikavõitja Põlva Serviti. Kokkuvõtvalt saavutas Tapa spordiklubi NR Energy Eesti karikavõistlustel 2. koha. Balti liigas ollakse 12 parima võistkonna seas omas alagrupis 2. kohal. Kusjuures alagrupis on nii Eesti, Läti kui Leedu eelmise aasta meistrid. Eesti meistriliigas on sel hooajal eesmärgiks medalikoht. Meeskond on suures osas Tapa enda kasvandike koondis. Hiljaaegu kuulutati spordiklubi Tapa NR Energy maakonna parimaks võistkonnaks. Tapa valla aasta tegu 2022 laureaat kultuuri- ja spordivaldkonnas
spordiklubi Tapa NR Energy meistriliiga meeskond. Tapa muusika- ja kunstikooli 3 õpetajat ja pea 50 õpilast veetsid 30. maist kuni 3. juunini Tammsalu jalakäijate tunnelis. Hoolimata suurest tuuletõmbest ja kiusavatest sääskedest valmis enam kui 40 töötunniga 60 meetrit kunsti. Lisaks muusika- ja kunstikooli õpilastele olid projekti kaasatud ka Tammsalu gümnaasiumi vabatahtlikud, kelle kunstiõpetajaks on Rina Kirby. Valminud tervikteoses kujutatakse erinevaid vahvaid tegelasi elust enesest, kes peaksid julgustama ja rõbustama tunneli läbijaid. Projekti tellijaks ja koostööpartneriks on Eesti Vabariigi Raudtee esindaja Helle Volter. Projekti teostuse eest vastutasid õpetajad Katrin Leete, Rene Aua ja Liina Kald. Tapa valla aastategu 2022 laureaat kultuuri- ja spordivaldkonnas Tapa muusika- ja kunstikool. Maie Nõmmik on väga teenekas Tammsalu kooli õpetaja. Oma pikaajalise ja tulemusliku õpetajatöö eest on Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetajate selts tunnustanud Maiet elutööpreemiaga. Tänu Maie ettevõtlikkusele oli Tammsalu kooli õpilastel võimalik korduvalt käia europealinnas Brüsselis ja vaadata seespoolt Europarlamendi tööd. Osaletakse ka Europarlamendi partnerkoolide projektis, seda tänaseni. Paljud tema õpilased on saavutanud auhinnalisi kohti maakondlikel ja vabariiklikel mõõduvõtmistel. Samuti on Maie õpilased teinud väga palju kodukandi ajaloo uurimustöid, mis on oluline väärtus piirkonna ajaloo jäädvustamisel. Vesteldes tema endiste õpilaste ja kolleegidega on tagasiside Maie õpetajatööle erandlikult positiivne. Kuna Maie õpetada oli ajalugu ja ühiskonnaõpetus, siis on Maie kooliväliselt väga palju panustanud piirkonna ajaloo jäädvustamisse. Olles Tammsalu kooli vilistlane, on talle südamelähedane kooli ja piirkonna ajalugu ja areng, samuti ka piirkonna tulevik. Lisaks koolitööle on Maie võtnud vedada ka Tammsalu piirkonna ajaloo jäädvustamise tänastele ja tulevastele põlvedele. Ta on Tammsalu muuseumi Sõprade seltsi tänane eestvedaja. Tammsalu keskel asuvas teenekas Meritsa majas viib Maie läbi koolilastele ajalootunde. Need on otseselt seotud piirkonna ajaloolise arengu tutvustamisega. Pühendunud kutsetöö kõrval on Maie oma peres kasvatanud ühiskonna väärikaks 4 järeltulijat, 2 poega ja 2 tütart. Kõik nad on ülikooli haridusega inimesed ja tunnustatud oma tegemistes. Ka täna
pidades välja teenitult pensionipõlve, abistab Maie Tapa gümnaasiumi, seal osalise koormusega tunde andes. Tapa valla 2022 teenetemärgi kavaler Maie Nõmmik. Suur tänu kõigile ja aitäh vallavanemale, vanavanematele, endistele praegustele. Ja nüüd laul Palve esitavad Kerstin Nurmsalu, Elise-Marie Soll, Karmen Nõmmik, juhendaja Kadri Kask. Kadri Kask. Õues on näha juba ilusaid kevadisi päikesekiiri. Andku see meile kõigile lootust ilusamale ja rahulikumale tulevikule. Sellega on meie kontsertaktusosa täna lõppenud. Nüüd palume teid kõiki kõrvalsaali, et vahuveini klaasidel kõliseda lasta. Aitäh teile kõigile tulemast, elagu Eesti!